natukene numbreid. Eestis elab umbes 1 300 000 ja natukene rohkem inimest. Mitte autojuhte, mitte autoomanikke, vaid inimest. Imikud, kaubad. Valitsus on öelnud, et 2025. aastal soovivad nad automaksuga tuua riigieelarvesse juurde 236 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti ühiskond peab panustama iga inimese kohta umbes 177 eurot aastas pluss maksud selle lisapanuse maksmise peale. Iga autoomaniku kohta keskmiselt on automaks aastas vastavalt valitsuse plaanidele 493 eurot. Pluss maksud, mida need inimesed peavad teenima selleks, et seda automaksu maksta. Seda ei ole vähe. Need ei ole need numbrid, millest me räägime. Kas see on meie rahvale jõukohane meie majanduskeskkonnas, kus me praegu elame, kus majandus on languses? Arvatavasti mitte. Me elame eurotsoonis. Meil ei saa olla kohalikku inflatsiooni. Euro väärtus ei vähene meie tõttu euroalas. Meie lihtsalt vaesume ja vähendame oma rahvusvahelist konkurentsi. Valitsus ütleb, et võidab keskkond. Meie ütleme, et keskkond ei võida, lihtsalt rahvas kaotab oma võimalused. Perekonnad, kelle jaoks on isiklik transport ainukene võimalus oma elu korraldamisel, satuvad suurema löögi alla võrreldes nendega, kellel tõesti autot ei ole vaja. Auto luksuskaubaks muutmisega väheneb liikuvuse kättesaadavus inimestele ja selle abil kättesaadavad teenused. Rahandusministeeriumis mootorsõiduki maksu välja töötanud ametnik on öelnud, et neil puudub ülevaade, kes kasutavad autot transpordiks ja kuhu sõitmiseks isiklikku transporti enim kasutatakse. Lisaks toob valitsuse kava paratamatult olukorra, kus kõik meie riiki jõudvad autod lõpetavad oma elu siin. Me hakkame maksma uute autode eest rohkem kui Saksamaal. See tähendab, et meie kasutatud autode hind saab olema nii kõrge, et need ei ole võimalik meie riigist enam välja eksportida kasutatuna. Seega ennekõike meie enda keskkond pigem kaotab, sest utiliseerida tuleb kõik siia jõudnud autod edaspidi meie riigis. Siinjuures on kohane välja tuua, et meie valitsus ei ole oma sõidukite valikul lähtunud keskkonnast ja rahvale suunatud narratiividest. Valitsuse autopark ei koosne elektrisõidukitest. Valitsus ütleb, et meie autopark uueneb. Meie ütleme, et pigem autopark vananeb, sest inimeste jaoks muutuvad uuemad ja turvalisemad autod vähem kättesaadavaks. Lisaks ütleme me, et valitsusel puudub adekvaatne info, kui vana on tegelikult meie teedel liikuv autopark. Statistilisele keskmisele annab oma tugeva mõjutuse registris olevate autode vanus, kuid puudub igasugune info, kui palju antud sõidukeid on alles või kui aktiivselt need liikluses osalevad. Eelmisest mõttest kahjuks lähtub otse ka liiklusõnnetustes viga saanud inimeste hulk. Uuemad autod on turvalisemad. Neil on tõhusamad juhiabisüsteemid, nad on paremini juhitavad, nad pidurduvad paremini. Lisaks loobuvad inimesed oma vajadusi seni paremini teeninud tarbesõidukitest ja proovivad neid ülesandeid täita selleks vähem sobivate sõidukitega. See tegelikult on oht liiklusturvalisusele. See on oht Eesti inimestele. Valitsus peaks sellele mõtlema. Valitsus ütleb, et nad võitlevad autostumise vastu. Meie ütleme, et keskmise Euroopa riigiga võrreldes Eesti ei ole autostunud. Saksamaal on ühe ruutkilomeetri kohta 136 autot. Eestis on see näitaja 23. Ja see, kui me jätame arvestamata peatunud registrikandega sõidukid, mida tõenäoliselt ei ole enam olemas, kuid mis on registris tänu viletsale seadusloomele või seaduspraktikale, siis tegelikult Eestis see number on umbes 16 autot ruutkilomeetri kohta. Seega Saksamaa 136 ja Eesti 23. Kas me oleme autos? Teadmata, kes ja kus kohas kasutab liikumises autot,
kas tal on auto kasutamisele mõistlikud alternatiivid. See ei ole sisuline tegevus, see ei ole võitlemine autostumisega. Mis on kõige olulisem? Rahvas on öelnud, et nad ei soovi automaksu. Eesti Autoomanike Liit viis läbi petitsiooni, mille tulemusena me andsime Riigikogu esimehele üle 77 000 allkirja automaksu vastu. Lisaks puudub tänase koalitsioonil rahvalt saadud mandaat niivõrd olulise maksukorda muutva ettepaneku tegemiseks. Koalitsiooni poliitikud on väitnud, et maksuküsimustes ei korraldata rahvahääletust. Meie ei soovi korraldada rahvahääletust maksuküsimustes. Kuid meil olid Riigikogu valimised, kus peaministri erakond andis oma valijatele selge sõnumi. Maksud ei tõuse. Mitte ainult. Mida ütles Reformierakond? Viime tavapärasest tugevama majanduskasvu korral kroonilises puudujäägis oleva riigieelarve tasakaalu 4 aastaga. Eelarve tulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata. Innovaatiliste teadmismahuka majandusabil ning tarkade kuluvalikute ja struktuursete reformidega. Ajutiste kulutuste ja majandusolukorra halvenemise puhuks peavad riigil ja omavalitsustel olema piisavad finantspuhvrid ja usaldusväärsused laenu vajaduse korral puudujääk soodsalt katta. Maksutõus ei ole riigi majanduse innovaatiline ja teadmismahukas parendamine ning samuti ei kuulu see ka tarkade kuluvalikutega struktuursete reformide valdkonda. Seega on meie sõnum ei automaksule. Ei automaksule! Ja kui meie sõnumit ei võeta kuulda, siis me saame öelda, valimistel näeme. Iga automaksu poolt hääletanud Riigikogu liige hakkab kohtuma valimiste eelsetel valijatega kohtumisel ka Eesti Autoomanike Liidu liikmetega ja mugavate teemade asemel saavad nad rääkida pikalt oma tehtud valikust. Milleks nad ei ole valmis. Ei automaksule! Ei automaksule! Isamaa sõnum on lihtne. Valitsus võta automaks tagasi. Automaks võtab järgmisel aastal veerand miljardit eurot nii inimeste kui ettevõtete taskust. Praeguses ajal on meil jaanuarikuus Euroopa kõrgeimad börsielektri hinnad, Euroopa kõrgeim maksutõusudest tingitud inflatsioon ja meie sõnum on üks selge. Majanduslanguse ajal ei tõsteta makse ega kehtestata uusi makse. Automaksu kui uue maksu kehtestamise tulemusena halveneb inimeste liikuvus, inimeste toimetulek ja vabadus. Maksudega ei viida välja Eesti majandust langusest. Valitsus soovib kiirkorras suruda läbi automaksu seaduse vaatamata ettevõtlusorganisatsioonide ja huvirühmade survele. Me seisame sellele vastu, anname lahingu Riigikogus, aga täna, kui loetud tundide pärast hakkab Riigikogu rahanduskomisjon arutama automaksu eelnõu, meie sõnum on selge. Automaks tuleb peatada, automaksule pidurid. Jah! Ja nüüd on sõna Liina Solmanil. Aitäh, kallid inimesed, kes olete kõik kohale tulnud täna ja ütleme veel kord kõvasti, ei automaksule! Ei automaksule! Ma olen Ena, ma olen autoomanik. Ma ei ole saanud oma lapsi Tallinna linnas ühest linna otsast viia kastirattaga või jalgrattaga lasteaeda, samal ajal tassida toidukotte ja lükata teise käega väikesed itavankrid. Ma ei ole saanud seda teha, aga teate, Tallinna linnaelu on isegi taunitav. Meil on siin ühistransport tasuta. Kõige valusamalt lööb automaks maapiirkondade inimesi, lastega peresid. Kõige valusamalt. Täna Maalehes kirjutab Lemmi Kann perekonnast, kes elab Lääne-Nigulas. 10 kilomeetri kaugusel on pereisal töökoht. Väikesed lapsed on vaja viia lasteaeda, on vaja tööle jõuda. Ja nende pere saab kohe ühe pesamuna juurde. Vaja on suuremat autot. Aga kui vaadata neid autosid, kuhu see pere ära mahub, 3 lapsega pere, siis aastamaks sellele on 4000 eurot lisa. Valitsus suretab selle automaksuga maaelu välja. Inimestel, kes elavad äärealadel,
ja maapiirkondades tehakse elu raskeks, veel raskemaks, kui see täna on. Lastega perede elu, eriti lasterikaste perede elu tehakse raskeks. Lasterikkad pered saatsid eelmisel nädalal Riigikogule südamtõhestava kirja ja ütlesid, valitsus oma eelnõu koostades ei küsinud ega arvestanud nende palvetega absoluutselt üldse. Miks on vaja valitsusel lastega peresid kiusata, lasterikkaid peresid jätkuvalt kiusata? See on arusaamatu. Valitsus võtta oma eelnõu tagasi. Ei automaksule! Ei automaksule! Automaksu vastu on maksumaksjate organisatsioonid, ettevõtlusorganisatsioonid ja ka kõige suurem üleriigiline pensionäride esindusorganisatsioon. Sõna on pensionäride ühenduste liidu esimehel Andres Ergman. Tere kõigile, räägin siin pensionäride nimel, kõik saavad ju aru, et meie pensionid ei ole suured ja liikumisvõimalused maa tingimustes, hajaasustuse tingimustes on kehvad ja ühistransport ei kata ka kõiki neid vajadusi. Aga kõige halvemasse olukorda satuvad nüüd need vanaduspensionärid, kes on puudega. Umbes 20% vanaduspensionäridest saavad puudetoetust. Keskmine puue teatavasti see puudetoetus on 12,79. Nii et kui ma küsisin rahandusministri käest, et kas ei oleks siis võimalik teha ikkagi mingisuguseid erisusi automaksu juures, arvestades pensionäre ja eriti veel puudega pensionäre, siis ma ei saanud sellele mingisugust vastust. Nii et minu soov koos kõigi teiste ka siin olejatega ja ka petitsioonile allakirjutajatega on ei automaksule. Ei automaksule. Sõna on pensionär Rosalia Klimsonil. Tere, kallid kolleegid. Mina olen Rosalia Klimson, olen eestlane, mu vanemad on eestlased. Mul on käes Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja minul on käes Eesti Vabariigi põhiseadus ja paragrahv 54 kodanikukohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust. Täna näen, et Reformierakond ja selle juht on saavutanud ülekaalu mitte ainult rahva, vaid ka riigipea üle. Põhiseaduse paragrahvid number 1, 56, 77 on rikutud. Ja täna näen, et valitsused võtavad pettusega vastu erinevaid seadusi, tõstavad makse, sunnivad inimesi tööle ja sunniviisiliselt teenima valitsust ja kogu riigivõimu rikastumiseks. See on diktatuur ja paragrahv 29 rikkumine. Olen pensionär. Mul on pension 667,56 senti. Elektriarve on 789,76 eurot. Andke see minu arve valitsusele ja kandidaatidele. Paragrahv 77. Rahvas ei näe, et vabariigi president on Eesti riigipea. Paragrahv 78. Rahvas ei näe, et vabariigi president esindab Eesti Vabariigi rahvusvahelistes suhetes. Rahvas näeb, et meie peaminister reisib mööda maailma ja kulutab inimeste raha riietele, hotellidele, kingitustele ja inimestele raha läheb teistesse riikidesse. Tahan peaministrilt, valitsusest ja kandidaatidelt küsida, kas rahvas neile selle õiguse andis? Sooviksin teada, kes valisid kandidaate ja kas kandidaadid tunnevad oma valijaid? Miks pole rahvahääletusi ja ausaid valimisi? Miks Eesti rahvast hävitatakse? Miks kasutavad valitsejad kollast, kus on paragrahv 7 Eesti riigi värvid, on sinine, must ja valge? Kas rahvas vajab sellist võimu ja kandidaate, kes toetavad kommunistlikku režiimi? Maha valitsus, rahvas tahab ausaid valimisi ja rahvahääletust. Maha valitsus.
nii, inimeste mured on igasugused, aga täna me ütleme selgelt ja ühel häälel ei automaksule. Ja meiega on tulnud ka teistest jõududest toetajaid. Mart Kallas, ole hea. Nii, aitäh ja aitäh Isamaad organiseerimast seda piketti, neid on rohkem vaja ja tihedamalt ja kindlasti ka rohkem arvulisemalt. Aga automaks on iseenesest ju üks pisike tükike kogu sellest suurest puslest, mis meil aetakse siin kliima soojenemisega. Me näeme, et meil on ümberringi ikkagi täna väljas tavaline Eesti talv. Tigunud, mina olen 61-aastane, ma olen seda talve näinud igasugused, olen näinud ilmaumelt, lumega ja pakasega ja mis iganes. Ja automaksuga tuuakse ju argumendiks, et me päästame nagu kliimat ja tõukame ja nügime inimesi nagu elektriautodele. Aga samas on ju olukord selline, et viimasel Berliini autonäitusel näiteks hiinlased näiteks oma elektriautod, kus Euroopa autotootjad väitsid, et nemad nii odavalt autot toota ei saa. Need autod puruvad juba täna Tallinnas, tehakse katsesõite, 15 000, 12 000 eurot maksab auto. Ja missugust rohepööret me teeme, mis kliimat me teeme ja täpselt sama, eks ole, nad on natuke laiemalt päikesepatareid. Kõige suurem maailmatootja 95% päikesepatareidest tuleb Hiinast. Ja me tuleme ja tapame põllumajandust, paneme põllud, paneme päikesepatareisid täis. Ja kui tuumajaamal arvestatakse kogu tsüklit, ehk siis algusest keskkonnauuringutega, inimestega arvestusega, koha paiknemisega ja lõpp, eks ole, siis tuumajäätmete utiliseerimisega ja kõik edasi, siis millegipärast kliimaaktivistid väldivad seda lõppfaasi, ehk siis kui me küsime, mis planeedi me jätame oma lastele, siis 20 aasta pärast me jätame oma lastele hunniku Hiina päikesepaneele, mida me hakkame utiliseerima, nagu tehnoloogia praeguseks on välja kujunenud samamoodi nagu eterniiti, ehk siis kopp teeb augu maasse, betoonpõhi ja muld peale. Ja sellise aktivismi üks väljund on ka täpselt kindlasti ka automaks ja need rahad liiguvad totaalselt vales suunas igat pidi ja tulebki välja, et raha ei jätku millekski, sest tehakse mingisugust põhinapõhist rohepööret ja automaks on kindlasti üks ööne. Ei automaksule ja EKRE kindlasti on absoluutselt selle vastu. Aitäh! Mina räägin natukene kultuuripärandi kontekstis kollektsionääride nimel. Olen mitukümmend aastat ja Eestis on kümneid ja kümneid inimesi, üks minu hea sõber on seal teises reas, kes on aastaid näinud vaeva kultuuripärandi säilitamisega, sest auto, meeldib see meile või ei meeldi, on üks osa progressist ja on alati olnud inimesele pärast obuse tahaplaanile jäämist elulaadi osa. Mul on 100 autot. Nendest vanim on pärit aastast 1928. Kaja Kallas nõuab, et ma sõlmiksin lepingu Kuusakoskiga ja viiksin need autod vana rauda, sest nende eest maksta. Ma ei jõua. Ma jään aasta pärast pensionile. Laste ja kõhu kõrvalt olen selle kollektsiooni kokku pannud. Miks ma pean selle hävitama? See on osa kultuurist. Tänases hirmus, mis reformierakondlik valitsus on meile kaela tõmmanud, ei julge keegi neid minu käest enam isegi osta. Kuhu ma lähen? Mul on üks Eesti, mul ei ole kuhugi minna. Selles mõttes tahan ma öelda, et kui Urmas Reinsalu 2016 sai peaministriks, oli Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus ja Reformierakond ei oleks elus saanud selliseid asju teha, kui me oleksime suutnud Urmas Reinsalu juhtimisel hoida seda valitsust. Aitäh! Urmas peaministriks! Vaja ta vabustel tõusse viia! Kui keegi enam rääkida ei taha, siis hakkame vaikselt koju minema, aga me ei anna alla! Ei anna alla! Ei anna! Keegi. Ma võtan selle igast Võta igaks juhuks enda kätte.